Priit Pallum, te olete Weberi müügi- ja turundusjuht. Mis te täna teete siin messil? Täna oleme siin siis toetamas tudengite müüriladumisvõistlust, et andsime siis selleks neile plokid, sillused ja segud, kus siis tudengid saavad oma käega proovida, kuidas siis müüritöö tegelikult ka käib. Okei, ma saan aru, et see vist ei ole päris esimene aasta, kui olete seda müüriladumisvõistlust teinud, et kuidas varasemalt läinud on? Müürid on püsti jäänud? Müürid on püsti laotud ja siis ka kohe maha lammutatud, sest et vaevalt neil kellelgi siin parklas vaja läheb. Aga need võistlused on alati olnud sellised huvi pakkuvad ja tegelikult tudengid on sellega väga huvitavalt On olnud huvitav? Jah, on olnud huvitav ja tudengid on alati tegelikult väga huviga hakanud neid müüre ka laduma, sellepärast et üks asi on teooria, mida me siis kõik ülikoolis oleme õppinud, et kuidas siis müüre arvutatakse, et tugevused piisavad oleksid. Teine asi ka see, et kuidas siis see materjal reaalselt ka müüris toimib, et need kaks on natuke erinevad asjad ja on hea, kui mõlemaga oleks kursis. Aga kas iga aasta midagi muutub ka ehitusmaterjalide poole pealt või panete neile mingi kehvema segu või teete neile ülesanded keerulisemaks kuidagi, või on see nagu üks ja sama iga kord? Pigem üritame natuke ülesanded keerukamaks teha ja tegelikult tooted ikka lähevad pigem paremaks, et võtame kas või võrdlus eelmisesse aastasse, et tänavu on meil siis väljas päris uus tootevalik siin, et oleme tulnud turule siis tapliitega plokkidega Vibo Effekt. Ja erinevus siis varasema sortimendiga on see, et selle vertikaalvuugid plokil on siis tappidega ja sinna enam pole tarvis panna siis müürisegu ladumise käigus. Ja ehitajal on siin sellest suur võit peidus, et esiteks töö läheb kiiremini, on lihtsam ka siledat seina saada ja tuleb ka müürisegu kokkuhoid. See on nagu legoks läinud asi natuke ära, ma saan aru. Segu pole vaja enam. Jah, on natuke lego sarnane. Okei, aga keeruline on endiselt või käib sellist kiiruse peale rohkem? Keerukus on selles, et tegelikult sõltub, kuidas tudengid ülesande püstitavad. Eelmine aasta tehti näiteks nurgaga sein ja seal tuleb siis nurgas õige seotis teha, et see nurk oleks ilusti vertikaalne, sirgu. Tänavu on sein küll tasapinnaline, aga on tehtud seina sisse aken, et tuleb paigaldada siis ka sillus, mis tähendab seda, et mõlemad müüri pooled peavad saama võrdse kõrgusega, et sillus oleks horisontaalne. Et igal tööetapil on omad väiksed nipid juures. Väga huvitav. Me oleme pidanud kõigilt küsima siin selle provokatiivse küsimuse, et kui me võtame nüüd näiteks Lasnamäe või Mustamäe kontekstis, et kas lammutada või renoveerida, siis kuhu poole kaldute? Ma ei valiks siinkohal pooli, ma ütleks niimoodi, et midagi tuleks võib-olla lammutada, midagi tuleks renoveerida. Et kui vaadata Lasnamäe neid kortermaju, mis on paneelmajad, ma arvan, et enamik neist on vägagi tugevad. Võib-olla nende see planeering ei ole kõige kaasaegsem, arhitektuur mitte kõige kaasaegsem, aga ma usun, et tegelikult nii arhitektid kui ka insenerid, kes siin TTÜ-st ka välja tulevad, on võimelised neid objekte huvitavalt lahendama, renoveerimisprojekte tegema. Ja selle lammutamise koha pealt ja uue ehitamise kohalt on ka see, et tegelikult on viimastel aastatel üsnagi aktiivselt ka meediasse tulnud teemaks nagu keskkonnasäästlikkus. Et tegelikult on ikkagi see, et kui on võimalik, võiks seda vana ikkagi niivõrd palju kui võimalik säilitada ja renoveerida, sest et kõik me ikkagi tegelikult kasutame ühte sama piiratud ressurssi, loodusressurssi. Et kui me kõike nagu kipume liiga kergekäiselt lammutame, muud asemele ehitama, siis kuhugile tekivad siis nii-öelda suured prügimäed ja kuskilt siis võtame loodusest, ammutame järgmist ressurssi, et uus püsti panna. Et siin tuleks vaadata kõige mõistlikum kompromiss uue ja vana vahel. Mäed ei kao kuhugi seega? Ma arvan, et mitte. Aitäh teile, kõik head! Aitäh!